Tapal teenivad esimese jalaväebrigaadi kaitseväelased osalesid täna koos liitlastega paraadieelsel ülevaatusel, kus jagati veel viimaseid näpunäiteid, kontrolliti üle tehnika koosliikumine ja juhtide valmisolek aastapäeva paraadiks. Ma arvan, et läks hästi, et oli pisi asju, mida vajavad korrigeerimist, kuid tegelikult sai rahule jääda. Ehk siis inimesed olid ettevalmistada teinud, olid kuulanud neid korralduse asju, mida me ka varasemalt olime öelnud ja 2 korraga saime hakkama, nii et ma arvan, et läks hästi. Mis siis tänasel ülevaatusel võib-olla kõige rohkem silma jäi ja kas jäi niimoodi päris kriipima ka midagi? Ei kriipime midagi, võib-olla selline noriks detailis on see, et kui nüüd see tervitamise koht ja kus see käe alla laskmise koht, et see oleks ühtemoodi, kõik teevad ühtemoodi, aga see on väike detail ja seda saame veel lihvida, aga minust tuli 90% hästi välja. Kui palju selleks eelnevalt tuleb siis nii-öelda trilli teha, et mehed oleksid valmis siis Vabaduse väljakul 24. veebruaril sõitma? Masinatega on see kergem, ehk siis see sõitmise ei ole raske, ma arvan, et need, kes on jalastavad üksused, need teevad tunduvalt rohkem, aga meil, ma arvan, et ei ole väga raske, 2 korda ja tehtud. Kas sellel aastal on ka midagi teistmoodi kui võib-olla eelnevatel aastatel olnud? No esimene brigaad toob ühe soomuki välja, millel on ka nii-öelda drooni võre peal, et see on uus asi, aga ülejäänud minu arvates on sama. Okei, jaa, Eesti Haimars on meil ka. Kui palju siis tehnikat näha sellel aastal on ja kui palju tehnikat osalemas? No tehnika me sel aastal on natukene teistmoodi, me praktiliselt igast nii-öelda näitemasinast näitame ühte masinat, mis on läbisõidul ja siis Kaarli kiriku nii-öelda kõrvale on pandud ka enne siis rivistust ka väike näitus, kus inimesed saavad masinatega tutvuda. Ehk see aasta teeme natukene teistmoodi, vaatame, kuidas siis läheb. Et põhimõtteliselt kogu see tehnika, mida siin täna näha oli, kõik inimesed on pärast paraadi või ka juba ennem oodatud tehnikat vaatama? Jaa, õige. Ehk siis enne paraadi Kaarli kiriku lähedal masinad on seal nii-öelda pargitud ja nad saavad nii-öelda tutvuda ja küsida küsimusi ja pärast siis paraadi on siis põhinäitus, aga enne seda on ka võimalik. Muidugi on ühel ajateenijale paraadil osalemine väga suur asi ning veel sellise suure masinaroolis nagu K9 ja Õrnemasoo esindajana. On sellel üldse rool või mismoodi seda liigutatakse? Siin masinal on tõesti rool, mitte just tavapärane niisugune nagu autorool, vaid natuke teistsugune, meenutab natuke nagu kardirooli, aga juhib täpselt samamoodi nagu tavaline rool. Kas võib öelda, et tegu on esimese naisterahvaga Eesti Kaitseväes, kes juhib nii suurt masinat? Enne on K9 kõuga sõitnud ka teisi naisterahvaid, aga ameti poolest olen mina tõesti esimene K9 juht siis. No paraadile minek, mis tunded on? Väga head tunded valdavad. Olen väga elevil, väga uhke tunne, et just mina saan minna ja sõita. No kui palju selleks ennem nii-öelda trenni ja trilli peab tegema, et kõik asjad selgeks oleks ja kas on midagi väga spetsiifilist ka? Otseselt spetsiifilist ei ole, see on see, mida mina siis oma tööna teen, sõidangi ringi selle masinaga, aga proove ainult enne paraadi ja muud polegi.